Räägiks siis sellisel teemal nagu teleri heli versus see, kui sinna panna külge 100 eurot kõlarit. Kui palju see heli muutub paremaks? Noh, see on põhimõtteliselt sama vahe nagu öö ja päev. Nagu päike oleks tõusnud. Vahe ja see on meeletu. Kui palju see väike parendus panna televiisoril järgi ühed enam-vähem normaalselt 100 eurost arvutikõlarit. Kui palju see seda teleri heli siis avardab. Kui palju ta teeb seda paremaks. Ja noh, ega siin on ka see probleem, et kas seal, ütleme see paarsada telerili järgi pista telekanalite vaatamiseks on üsna normaalne investeering. Et kallimaid kõlarid osta sinna on suur küsimärk juba. Et lihtsalt teleri heli, mida telekanalid saadavad, ei ole nii kvaliteetne, et kallim investeering tihti peale ei tasugi ära. Ja selline paarsada eurot lisaks, see teebki täiesti optimaalse asja teile. Te saate vähemalt mingisuguseid muusikasaateid, mis on vähegi normaalselt linistatud üles, ka normaalselt kuulata. No. Ja samamoodi filmid, need efektid, jutt, kõik see on tunduvalt parem kui nende teleri kõlaritega. No. Ei olegi vaja osta seda receiverit ja suuri mürakaid kõlareid tuppa. Paljud seda ei soovi, aga sellised paarikümne sentimeetrised arvutikõlarid aktiivsed ju ometi mahuks kuhugi panna. Neid on ka igasuguseid värve. Tehke seda, et see on nagu... Ma ei kujuta ette, et kui ei ole selliseid asju nagu teleri küljes. Ma täiesti saan aru, miks telekanalid saavad saasta eetrisse lasta. Selle heli saasta just. Sellepärast, et inimestel ongi ainult televiisori kõlarid. Kui sa paned päris kõlarid külge, siis sa kuuled, et see on selline saast, et seda ei saa kuulata. Nii see on. Ja see on tõsine jama. Noh, siin meil üks telekanal on eriti kuulus selles osas, et kõik oma muusikasaated salvestab monos. No mida värki või? Kuradi komöödia aastal 2018. Kuradi 20 aastat tagasi läinud. Siis olid meil Eestis monosaated siin. Ei tii. No muidugi oli hiljem ka, aga noh. Ma sealt ei suuda uskuda, et inimesed on sellega nõus.